ma seda üldse ei kartnud üldse hooaja jooksul või see seeria jooksul me ära väsime. Ma kartsin seda kõige rohkem niisuguste asjade juures, et tulevad räiged vigastused. Et kui sa tõmbad nagu vennad nagu viimase pilli keele peale ja sul ei ole sealt nagu anda vahetust seda 2-3 minutitki. Et aga noh, õnneks seda nagu ei olnud ja et see jah ja noh ikkagi olid head mehed küll, siin pole midagi öelda, et noh. Ma usun, tänane niisugune vavastiilis mäng näitas veel kord ära ja mis mehega on tegemist, meie esimega Rain Veidemann. Siis, võib-olla te juba küsisite, lisaks hõbedale, mis nüüd selles mängus finaalseerias ja üldse hooajal kõige rohkem tegelikult veel rõõmu valmistas? No, sellest oli ju põgusalt juttu, valmistas ikkagi rõõmu metsikult see, et see rahvas on nagu tulnud nii tribüünide peale. 4 aastat tagasi ma mäletan see, kui me siin, või isegi 5 ma mäletan, Margus on siin, mäletab ja teab väga hästi, me ühte seda tribüüni poolt lahti ei lükanud. Polnud vajadust lükata, see sama, kus me meestega istume, see pool. Et kui inimesi ei tulnud vaatama ja tasapisi see on nagu läinud, et see ongi suur rõõm, et inimesed on tulnud ja ma olen nagu täitsa seda meelt, et võiduks kaotuseks, aga täitsa uskuge seda, ega väljakul on näha, kui käib siiras taplust ja siis ei ole kahju seda 75 või 100 krooni ära anda, kui sa näed, et vennad südamega panevad. Võltsvärk on see, et siis kaotakse minevad ja ma olen nagu seda kogu aeg püüdnud selgeks meestele teha ja teengi selgeks, et see on ainult 1,5 tundi ja sellest juba aitab, kui me teeme, iga mees teeb nii nagu oskab. Et need on niisugused asjad ja kui inimesed seda tunnetavad, nad naudivad ja tahavad tulla vaatama seda, nii et hea näide on ju Kristo Saarvigi puhul, kes on tõesti küllaltki keeruline natuur, aga eks te ovatsioonide järgi ise tundsite ära, kuidas inimesed tasse nagu suhtusid ja see oli mitte sellepärast, et ta oleks siuke, ta on tegelikult väga hea südamega poiss ja mu hinges sügaval sees tegelikult, nii et need temaga uskumatud mängud, mul ei lähe meelest ära Tartuga mäng novembrikuus või millal see oli seal Tartus ja detsembris, kus ta sõna otsa mõttes narritas kõike kogu seda punti tead ja nii et jah, selle sinu küsimusele veel lõppu, et just see, et need inimesed tulid aitama ja selge see, et ilma nendeta me seda hõbemedalit ei oleks võitnud, aga samas poisid olid nii ausad oma töös, et nad tulid siia vaatama. Kuidas viimase veeranda, siis oli Kriisal ja pikad tingid ja Veidemann? No Kriisat ma ei tahti üldsegi panna ka ja Valmol oli siin ka omad probleemid juba nüüdki. Valmol vanaema suri ära siin paar päeva tagasi ja treeningul taga hommikul ei olnud, nii et aga Veidemannil oli kramp muide, oli jalas sees, nii et ma tahtsin teda panna, aga samas ma tahtsin nagu panna teisi ka mängida, et võib-olla nagu mingi pingelangus tuli Tartu mängu järgi ka ja küll ma valmis olin sinna Tartussegi sõitma, ei selles pole häda, aga ausalt öeldes see kodune 3. mäng jäi mu südant nagu kripeldama ja ma täitsa siiralt, kui võib-olla mõni jälle arvab, et luulud sõbral käivad, tundes teades neid mängijaid kõike, tundes teades treenerid kõike, siis me kukkusime ära, see oli kõige jämam värk 3. mäng, see kodune esimene. Aga 4. ma täiesti tundsin, aga siis olid mõned asjad, mis nagu ei õnnestunud ja edasi on väga lihtne, edasi on nii, et nüüd puhkame ja nädala algus ma tahaks kangesti teada saada, Aaviksoo ja Loidja sõitsid täna hommiku Saksamaale sinna uurima neid kuradi eurovärke, seal on koosolek Berliinis vist või pannakse need challenge cupid ja muud cupid paika kõik seal ja esimene on see, et me mängime ja tahame seda challenge cupi mängida ja teid huvitab muidugi siis kellega, nii nagu see ikka on, iga hooajal alustatakse ja on mul juba teatud värgid praegultki käivad juba vaikselt, et keda võtta ja keda nagu tahaks jätta ja seda asja muidu ei saaks teha, kui ei mainiks tänagi siin ära linna ja lihakombinaat ja Tallet, kes on meil nagu siis need kõige suuremad sambad ja ka öelda, ma isegi sellest nii numbrit ei tee, et ma ütlen veel kord, et mina ei taha kedagi kunagi kinni hoida
ja nüüd siin lõpuski tead, Janariga kangesti kallistasime ja tal oli nagu vähe paha ja mul oli paha siin nii lõpupoole, mis siin tekkis. Ma ütlesin ka, et kellest ma lugu pean, neid ma nõelan ka vahel tead ja et noh, ma tahan, et Veidemannile hästi läheks, see on mul kõige tähtsam. Ma ei ole mingisugune prohvet, kes ütleb, kus tal parem. Aga kui ta läheb kuskile, kus tal on all, siin meie juures tead, siin meie riigi piiride sees, siis pahasti käib tead, siis käib väga pahasti. Seepärast, et noh, see mees peab saama kuskile, kus tal on niuke, kus ta läheb edasi. See on juba raske, kuhu uute kollektiivi ta läheb, uus treener, kuidas ta võetakse vastu ja nii edasi ja nii edasi. Ja ega ma ei taha seda sugugi öelda, et mina olen selle Veidemannist teinud sellise. See, et Kriisa ja Müürsepp on tal ümber, see ongi see. Ja mina pean vaatama, et ma mingit lollust ei tee. See, et ma ta siia tõmbasin ja tema usaldus mulle, eks, ja kui ta ütleb kohalikus Aljalalees, et sõber on parim, kes mul on olnud, no ma vaatan jälle, et ma järgmine hooaeg millegiga ette ei jää, et selle venna arengut ei sega, eks. On see siis materiaalne pool, eks, mida kindlasti tuleb tõsta. Aga samas, kui talle pakutakse kuskilt midagi, mis ma ütlen, et ära mine, või ära ole. Ma olen puhul, et tahted tal on ja selge see, et noh, ta peab saama sinna. Aga ma arvan, et ta saab ka. Need mehed, kellega ma olen asju ajanud viimased 10 aastat Eestis, siis need on nagu saanud küll ja oma soovituse ja mõtte annan kaasa ja kui see sobib, palun väga. Kui ta mängib näiteks Kalev Cramos ja mängivad CSKA ja Riitasega, no mis ma pean siis olema nüüd kuradi tola, et ma ütlen, et ei, et tuleb, paneme ikka Torma ja Jõhviga raista. Eks. Noh, et siin on hea, siin on sõber, kes sind hoiab. Aga elu on ka teistmoodi näited, nagu teevad ettevaatikus, et kui ta seal eelmine aasta seal kevadel McDonaldsis istusime kahekesi ja kohvi jõime ja ütlesin, et tule ära siit Tallinnast, tead. Siis ta ütles, räägid tõsiselt sõber. Ma ütlesin, räägin küll, tead. Aga kas keegi ei paku midagi? Ei, keegi pole midagi mulle rääkinud. Aga mis sa ootad siis? Nii ta siis sattuski. Küsis isa ema käest tuba veel ja nüüd on ta siin olemas meil.